Eesti Gümnalainel. Mina olen Joanna Rajapuu ja mina olen Suvi Tammik ning siia saatesse kutsume me erinevatest koolidest gümnasiste, et nad saaksid tutvustada oma kooli, jagada kogemusi ning rääkida, mis teeb just nende gümnaasiumi eriliseks. Täna me oleme siis siin 21. kooli õpilasega Saara ja Edliniga. Tere, palun tutvustage ennast. Tere! Nii, meie tuleme siis 21. ja lõpetasime just 10. klassi. Oleme olnud terve elu klassiõed ja 21. olnudki juba 10 aastat siis nüüd kokku. Nii et täitsa tore teekond on olnud siia. Kui vanad te olete? Mina olen 17. Ja 17 nii aga. Okei, selge. Ehk siis meil on täna mitme kategooria kohta siis küsimusi ning ma alustaksingi siis sellega, et ma küsiks teie koolikeskkonna kohta. Ehk siis milline tunne on teil hommikul koolimaja sisse astudes? Kas teil on pigem selline pingevaba tunne või natuke rõhuv? No mina ütleksin, et pigem ikkagi pingevaba. On päevi kindlasti, kus mul on meil mingid tööd, arvestused, asjad, eks ikka pinget on ka, aga pigem on hea tunne. Nagu hommikul kooli minnes on ikkagi, ma tahan minna sinna. Jah, see loomulikult mingil määral sõltub sellest päevast, mis sees on, aga üldiselt ikka nagu pigem hea tujuga alati lähen sinna koolimajja. Ja ma isegi ütleks, et nagu aastatega see on nagu läinud rohkem pingevabaks, et nagu põhikoolis ma võib-olla isegi ei tahtnud nii väga minna nii-öelda kooli ja olin pigem nagu vastu, aga nüüd ma nagu olen aru saanud, et ma õpin nagu iseendale ja ma nagu teen seda iseendale ja ma pigem tahan minna. Aga kuidas teil on koolis nende vaba ja veetmiskohtadega, et on teil ruumi, kus saab siis vahetunnis aega veeta või niisama puhata? Ma ütleks, et meie kool on nagu perfektne selline nagu kombinatsioon kõigest, et seal on nagu ongi eristatud välja, või selles mõttes, et on nii palju erinevaid kohti, kus sa saad nagu rahulikult lihtsalt olla ja ma ei tea, õppida nagu mingi järgmiseks tunniks. Ja meil ongi see, mis eristab paljus kooli, ja meil on see suur aatrium keset kooli on ju, ja see on nagu põhimõtteliselt ongi nagu vaba ja veetmiseks või eks vahest õpetajad teevad seal mingeid oma tunde ka ja viivad läbi nagu aatriumist ja niimoodi. Ja nagu loovaid ülesandeid ja nii. Aga aatrium on nagu põhimõtteliselt see on nagu selline koht, kus sa saad olla, teha, mis sa tahad, kuulata muusikat, ma ei tea, lugeda, ükskõik mida sa tahad. Ja eks on veel niisugused kohti. Ja igal korrus on mingid siuksed nagu tehtud, ala loodud mingid siuksed kohad, kus sa lihtsalt saad mingid oma asju teha, nii et on küll. Väga hea. Ma olen käinud ise ka teie koolis, siis näinud, et hästi palju kunsti on igale poole riputatud. Ja see teeb selle keskkonna kuidagi hästi hubaseks, vähemalt kui ma siis käisin seal ühe korra. Ja, sellega on hästi tore jah, et nagu kuidagi see õpilaste enda tehtud tööd on kõik seina peal ja see nagu loob väga toreda keskkonna, et just, et see kuidagi ei ole nagu sükest, sa ei ole nagu piirides või nagu raamides, et sul on nagu vaba olla. Ja et see on selline loov nagu keskkond, et sul nagu, ma ei tea, vähemalt minul nagu mõtted nagu rohkem või nagu, kui sa oledki lihtsalt seal ja sul on nagu igal pool mingi kunstiteosed ja niimoodi ja nagu see on väga huvitav. Nii, ja siis kui te astusite 10. klassi, siis isegi kui te käisite ka 21. põhikoolis, siis te siiski leidsite ennast siis uute inimeste keskel. Ehk siis, kui palju uusi inimtüüpe te kohtasite, nii kas teil oli lihtne leida oma sõpruskond või te säilitasite siis nii-öelda samad sõbrad, kes teil olid põhikoolis? Tegelikult meie suht saime põhikoolist enda nii-öelda selle sõpruspundiga nagu edasi gümnaasiumisse, et vedas väga hästi sellega, et kõik said edasi samasse klassi ka veel. Aga ma ütleks, et võib-olla sellelt poolt jällegi see on nagu meie miinus, et me olemegi nagu jäänud sinna nagu oma sõpruspunti, et me ei ole nagu niivõrd palju, muidugi suhtleme igapäevaselt uute inimestega ka, aga ikkagi nagu, see on nagu oma mugavustsoon, et kui sa oled ikkagi teatud inimesi tundnud 9 aastat kauem kui teisi, siis ilmselgelt ma lähen pigem nendega rääkima kui nagu uutega, et see minu nagu see nii-öelda comfort zone on ju. Aga ei, alguses võib-olla oli veidi see, et oligi, et tahame olla väga enda nende inimestega koos, aga nüüd ma ütleks, et aasta lõpuks me küll nagu oleme suutnud ikkagist sõpruspunti laiendada ja saab kõigiga läbi kenasti ja nagu ikkagist on päris lähedased sõbrad. Et aga inimtüüpe ma ei oska isegi öelda, eks igaüks on omamoodi erinev, et ma ei oska niimoodi öelda, et eks ikka uued inimtüübid muidugi oleme kohanud, aga
noh, selles mõttes meil on humanitaarklass ka, siis seal on hästi palju nagu erinevaid eripalgelisi või nagu erinevaid inimesi. Ja hästi siuksed loomingulised ja kunstilised nagu nii-öelda hinged ja on koos, aga jah, väga toredad on kõik, väga rahul. Okei, aga kuidas te sellega oli, et kas seal nagu vahetus palju inimesi, et kas läksid nagu inimesed ära teie koolist ka või tuli rohkem inimesi juurde või kuidas sellega oli? Meie lennus vist ikka läks üpris palju. Üpris palju läksid ära, jah. Et no võrreldes eelnevate aastatega jäi päris vähe nagu meie kooli, aga... Meie enda klassist sai vist 1/3 sai vist edasi, on ju. Et 2/3 läks laiali, aga paralleelides ka... Tuli veidi rohkem, aga ikka noh, see ei ole see, mis tavaliselt on, et enamus jäävad meie kooli. Okei. Aga kui natukene nii-öelda teemat vahetada ja rääkida õppekorraldusest, siis milline teie hindamissüsteem on, et kas teil nii-öelda pannakse rõhku ka õpilaste arengule või loebki tegelikult siis see hinne, mis sa lõpuks stuudiumisse või e-kooli saad? Ja, et meie koolis on see hindamissüsteem siis 8 kollis ja ma olen kuulnud, et ka Rokas on vist nagu Ameerikas, et A, B ja C. Et kuidas teil siis see hindamine käib? No meil on 5 pallisüsteemis ja kursuste peale. Jah, et põhikoolis oli siis niimoodi, et meil olid trimestrid, on ju, 3 trimestrit ja siis said aasta lõpus aastahinde. Ja nüüd gümnaasiumis on siis mitu kursust? 5 kursust on vist aasta jooksul, aga need on siis terve gümnaasiumi peale kokku, et sa nagu ei saa otseselt aasta lõpus nagu mingit koondhinnet, jah. Meie näiteks praegu lõpetasime 10. klassi, meie ei saa mingeid aastahindeid. Ma näen lihtsalt oma jooksvaid kursusi või nagu ma näen oma jooksvaid hindeid, oma kursuse hindeid, aga need nagu kooliastme hindeid vist nimetatakse, need kooliastme hinde, ühesõnaga need kõige kokkuvõtmad hinded tulevad siis täiesti 12. täiesti lõpus. Aga... Et nagu selles mõttes kõik saab veel muutuda, et nagu kui mul näiteks olingi kuskil 4-line, siis no ma ei tea, mingi ala 3-line, see on vist parem näide, et olin 3-line, siis ma võin vabalt veel 5-ga kõik lõpetada. Aga kas te ütleksite, et teie koolis on 5 raske saada? See sõltub õpetajast. Oleneb, sest no ütleme nii, et mõne õpetajaga on väga raske minu arust saada, et ikka väga nõudlik on, et sa pead ikka andma endast nagu maksimumi, et saada 5. Ja noh, et no mõnemal õpetajal on see, et umbes teed paar viga, on ju, kohe, ma ei tea, 4 või teed 1 vea, kohe 5 miinused, hästi kiiresti tulevad sealt alla, et sa mõtled, et et ma vaatan oma tööd umbes, mõtlen, et ma ei teinud ju üldse palju vigu, on ju, et kuidas see umbes, ma ei tea, 4 on ju 4 miinus või kas või 3 on ju, aga ongi, et need hindamissüsteemid nagu varieeruvad väga. Mõne õpetajaga on sama mõnega on lihtne, et lihtsalt teedki mingi väikse asja ära juba oledki nagu 5+ õpilane. Jah, sõltub täpselt nagu sellest ainest ja õpetajast. Okei. Aga jah, ma siis läheks tagasi sellele algsele küsimusele, et kas teil pannakse rõhku siis just sellele arengule või et kuidas teie hinded nii-öelda siis paranevad üle aja või siiski nagu lõpuks ongi lõplik hinne ja selle järgi võrreldaksegi nii-öelda õpilasi ja nende õpiedukust? No meil ikka suhteliselt selle lõpliku hinde järgi minu eest võrreldakse. No pigem küll, paar erandit võib-olla on, aga üldiselt ikka see, et nagu arenguvestlusel muidugi räägime, on ju, et mis ma olen arenenud, mis mu eesmärgid on, kas ma olen täitnud need, on ju, kõik need punktid võtame läbi, aga niimoodi, et aineõpetajad nagu umbes vaataksid, et nagu seda arengut ja hindaksid kuidagi seda väga ei ole. Pigem mitte. Ma olen ka kuulnud jah, et nagu ongi, et vist ma ei tea, Rokas või äkki kuskil niimoodi on ka niimoodi, et ikkagi väga nagu vaadatakse, pannakse just rõhku sellele arengule, et mitte sellele nagu, et okei, nüüd sul on 5 või mis sul oli seal on ju, aga et just see, et kui palju on inimene nagu saanud teadmisi juurde, aga meil väga sükest asja ei ole. Pigem on ikka nagu hinne on ja nii on ja vaadatakse selle järgi. Just. Okei. Aga te siis varem ka just mainisite, et te käite mõlemad humanitaarklassis, et kas teie koolis gümnaasiumisse sisse astudes on võimalik siis valida kas konkreetne suund või mõned valikained? Ja, et nagu gümnaasiumisse tuled, on 3 valikut, mis seal on siis reaal, humanitaar ja mingi keeled ja mingi rahvusvahelised suhted ja keeled. Ja siis sellele lisanduvad juurde valikained, mis mingid on nagu üle lennu, kõikidel samasugused saab valida või siis on mingid, mis on nagu tulevad täpselt su sellele valitud suunale juurde, mis on nagu selle põhilised.
Aga kas te oskate tuua mõnest nagu huvitavamast valikainest näite äkki? Mis ma ei ole võtnud seda nüüd, ma mõtlen, et kas võtta 11. kuigi 11. on meil väga palju tegemist ilmselt, sest humanitaarklass korraldab seda kunstinädalat meil ja see on meie 21. hästi suur asi on ju. Aga tegelikult minu arust mulle tundub väga huvitav arhitektuur. Ja õpetaja on ka hästi huvitav. Peab nagu loengu vormistab neid tunde, need on nagu väga huvitavad minu meelest vähemalt. Ja mis meil endal see aasta oli graafiline disain on ju. Ja tegelikkuses see kirjakunst on ka päris huvitav. Ja ma ei tea, ansambel ja koor loomulikult, meile lauljatele meeldib see. Aga meil ei ole vist, need valikained on seal väga palju, aga ma ei ole väga nagu niimoodi, et ma oskaks tuua. Robootika on valikaine kindlasti on ju, mis seal veel on mingid... Selles mõttes, need valikained võetakse ju selleks, et saaks neid valikaine punkte, aga meie koolis on ülihea see, et sa saad nagu igal pool mujalt ka on sul võimalik neid punkte täis saada. Näiteks... Et ürituste korraldamise eest ja mingite selliste asjade eest, et meie 10. C nüüd, kui me olime 10. klass, me tegime sellist asja nagu koolikaja, on ju. Et nagu nii-öelda kajastasime siis nagu kooli kõiki sündmusi. Selline uudiste saade põhimõtteliselt, ja sellega on võimalik neid punkte teenida ja igasuguste asjadega, eriti meil humanitaarklassil, kes korraldab väga palju üritusi, meil on väga nagu paljudest muudest kohtadest saad ka teenida neid. Nii et eks ongi, jah. Tundub väga mitmekülgne, ma arvan, et igaüks siis leiab endale midagi. Täpselt nii. Et kuidas teil on, et kas te teete palju grupitöid või keskendutakse rohkem individuaalõppele? Et mis? See sõltub ilmselt ainest või tähendab, sõltubki väga suurel määral ainest, aga ma ütleks, et nüüd gümnaasiumis on küll rohkem tulnud nagu selliseid loomingulisemaid ülesandeid. Ja, ma ütleks ka, aga eks põhikoolis oli ka neid, aga kuidagi... Ma ei tea, võib-olla siis mõeldakse et põhikoolis nii väga need grupitööd ei tööta, on ju, et nagu, et gümnaasiumis ikkagi nagu inimesed on, ma enne ka ütlesin, et nagu me kõik, teame, et me õpime ise endale, on ju, me nagu oleme suuremad teadlikumad, aga et põhikoolis võib-olla see asi siis nagu arvatakse, et see nii hästi ei toimi ja ilmselt ei toimigi, sest kui on mõni grupi liige, kes siis otsmats ei tee mitte midagi, on ju, siis nagu nendel, kes teevad, on nagu, raskem. Aga ma ei tea, ikka on grupitöid. Aga eks on suhteliselt võrdselt on. Ma ei ütleks, et nagu need grupitöid on nagu rohkem kui individuaalselt. Seda pigem mitte. Et suhteliselt pooleks nagu on neid. Ma siis uuriks natuke ka teie õpetajate kohta. Ehk siis, kui mitmekülgsed on teie kooliõpetajad, et kas teil esineb nii rangema käega vana kooliõpetajaid kui ka siis tänapäevasema õpetamismeetodiga? Ma ütleks, et meil on ikka kõike seal selles mõttes. Ma ütleks, et vana kooliõpetajad on minu arust isegi rohkem, sest eks nagu ega neid noori ju väga ei tule peale ja õpetajad otsitakse igal pool, on ju. Aga meil on ka väga toredad noored õpetajad. Mul näiteks nüüd 10. tuli uus eesti keele õpetaja, noor alles, ta tegi samal ajal enda bakalaureust lõpetas, kui ta nagu tuli meile õpetama. Ja meil on neid noori õpetajaid, algklassidel on palju noori. Algklassidel on eriti palju, aga ütleme nii, et valdavalt on ikka vanemad õpetajad, et nagu seda on näha, et ikka nagu noori väga ei kutsu see õpetamine. Aga samas vaikselt hakkab see nagu vahetuma ka juba minu meelest. Sest mis seal teha, vanemad ikka nagu väsivad ära ka, et sa näed ikka nagu, et nagu mõne, nagu see mõttes, me vaatame küll mõni õpetaja, me küll nagu, et okei, et võiks pensionile minema juba, aga alles veel mõni aasta, iga aasta on nagu, et kas ta nüüd läheb ära, ei on ikka veel siin tore ja. Aga ma saan aru ka, et ega midagi ei ole teha, et sa ei saa kuskilt võtta neid õpetajaid ja siis hoitakse neid 10 künega kinni seal on ju. Et igasuguseid on. Okei. Aga et kui avatud või siis teise sõnaga vastuvõtlikud on nii õpetajad kui ka juhtkond siis õpilase arvamusel, et kas teil on lihtne väljendada enda arvamust ja et kas reaalselt tehakse mingit muutust, kui õpilastel on mingi soov? Meil on koolis päris tähtsal kohal ikkagi see õpilasesindus. Eks see läbi õpilasesinduse käib, jah. Ja selles mõttes, ilmselgelt lõppsõna jääb ju nagu juhtkonnale niimoodi, aga arvamust nagu avaldada, mul on tunne, et nagu läbi õpilasesinduse on see päris võimalik. Aga ikkagi see lõpuotsuse teeb ikkagi juhtkond ja siis on nagu
et nemad ikkagi otsustavad nagu selle lõppasja. Ega tegelikult ma arvan, et eks need nagu kunstinädalad ja need on natuke pehmemaks teinud meie seda juhtkonda ka, et nagu siis ega õpilastel on ikka väga nagu kaootilised ja väga suured ideed ja nagu unistused, mida teha on ju, et eks meil endalgi nüüd nagu tulevaks aastaks on väga palju siukseid ideid, mida me ei tea, kas nagu juhtkond võtab nagu vastu või võta. Aga ma arvan, et see on ka neid natuke nagu niimoodi nii-öelda pehmemaks teinud selle osas, et nad nagu saavadki aru, et veidi vabamad käed anda õpilastele. Nii et jah, ikka läbi õpilasesinduse saaks teha. Okei, seda on väga tore kuulda. Aga kui te peaksite rääkima oma kooli eripäradest natukene, siis mis eristab teie kooli teistest koolidest? No mulle esimesena ikka tuleb pähe see kunstinädal, mida me oleme juba maininud palju. Aga see lihtsalt on nii eriline, et see on nagu ülipikk, 40. kunstinädal tuleb nüüd. Ja traditsioon on juba hästi kaua. Ja siis on lihtsalt kujunenud nii nagu tähtsaks ja oluliseks asjaks meie nagu kooli inimeste jaoks. Ja ma arvan, et nagu seda ei ole mitte kusagil teises koolis ja seda peab lihtsalt oma silmaga nägema, tegema ja... Et see ongi see, et eks ju koolidel on väga palju mingid traditsioone, et küll on mingid stiilinädalad ja mingid muud nädalad ja tehakse igal pool, ma olen vaadanud väga ägetaid asju, aga mul kuidagi tundub, et need, kes ei ole nagu näinud oma silmaga seda, nagu nad ei saa aru, millest me räägime, et mul on juba nagu imelik rääkida kõigile, et see kunstinädal, et kõik mõtlevad, mida sa räägid nagu kunstinädalast, on ju, et nagu see ei ole nüüd nii suur asi ka, et sul see mingi kooli kunstinädal on ju, aga et see nagu 21. enda inimeste jaoks ja eriti veel C-kate jaoks nagu ülisuur asi, et see on nagu mega nagu, põhimõtteliselt nagu, ma ei tea, nagu haripunkt või nagu gümnaasiumi. Jah, seda võib täitsa öelda isegi ja niimoodi. Et see kindlasti eristab. Ja see terve kool on nagu sellesse kaasatud, et alates 1. kuni 12. kõik teevad selles kaasa, et see on lihtsalt nii eriline. Ja eks me õpime ju, ega see ei ole nagu ainult meie meile omale mingi fun, et nagu et teeme midagi on ju, et see tegelikult ju harib ka kõik see kultuurikorraldus, ürituste tegemine, ongi koostöö ja õpime selle maa kultuuri kohta ka. Iga aasta õpid uue nagu riigi kohta nagu nii palju, et nagu... Et see käibki nii, et see korraldaja klass siis nagu valib mingi riigi või ükskõik siis kust Aasiast, Ameerikast, Euroopast on ju ja siis nagu tehakse siis selle riigi nii-öelda tutvustav kunsti- ja kultuurinädal. Et see on, aga eks ma ütleks nagu, et terve koolimaja ongi tänu nendele kunstinädalatele väga eriline. Et kui ma vaatan teisi koolimaju, siis nad on ikka nagu õppehooned totaalselt. Jah, nagu sükes nagu täiesti nagu pigem nagu ma näen sealt sükest nagu halli ja nagu sellist nagu kuidagi nagu on ju sükest tooni, aga meie koolist nagu õhkab seda nagu värvi ja energiat ja kuidagi sükest asja. Okei, aga kas teil saavad kõik inimesed osa võtta sellest või kuidas teil sellega on? Jaa, selles mõttes... Põhimõtteliselt ikka jah, on teatud tegevusi, milles on ju väiksemad ei saa osa võtta, aga tegelikult... Aga selles mõttes jah, tegevusi on kõigile ja kui sa ise tahad, siis nagu põhimõtteliselt kõike saab nagu kaasa teha ja niimoodi. Et abikäsi on alati vaja, et nagu kui mõnel nagu koolikaasalt tekib umbes, ma ei tea, mõte, et tahaks nagu aidata kuidagi, siis nagu kõik on alati väga oodatud, et seal see viimasel hetkel seal nagu läheb alati väga kiireks nende asjade tegemisega, on ju. Et ikka terve koolipere on ju kaasatud. Nii, aga kui te siis gümnaasiumisse lõpuks jõudsite, et kas te pidite silmitsi seisma mingisuguse üllatusega näiteks, millega te varem kursis ei olnud? Et kas mingi drastiline muutus oli nagu põhikooli ja gümnaasiumi vahel? No ma ei tea, drastiline, ma ei tea. No midagi sellist otseselt ei olnud. Meil oli see ülihea, et me just saime 9. klassis siis tuttavaks hästi paljude nagu gümnasistidega. Seega nemad juba said meile nagu anda mingit seda nagu e-laimdust, mis meid ees ootab. Seega sellega võib-olla me hoidsime seda nagu kävidi ära. Aga nagu, ma ei tea, otseselt midagi... Niukast nagu väga suurt mingit muutust ei olnud. No ütleme, minu jaoks nagu ma arvasin kusjuures, et nagu see seltskonna muutus ei ole nagu nii suur asi minu jaoks. Või nagu tegi, ma mõtlesin nagu, et mis seal ikka, et mul on nagu kooliruumid ikkagi samad, kõik on sama, maja on sama ja õpetajad on ka enamasti samad, mõned uued õpetajad tulid, aga et seal ei ole midagi. Aga tegelikult see ikkagi see nagu inimeste vahetus nagu mängis päris suurt rolli, ma peaks ütlema, et nagu kuigi ma jäin samasse koolis, ma mõtlen vahest nende peale, et need, kes läksid veel täiesti teise majja, et nagu kõik täiesti uus,
et nagu ma ei kujuta ette, mis veel nendel nagu võis toimuda nagu, sest minu jaoks oli juba see päris suur nagu muutus, et ainult nagu mõned inimesed vahetusid. Nii et nagu aasta alguses oli päris nagu kuidagi imelik käia nagu teiste uute inimestega. Aga me lõpetaks siis selle episoodi kiire sellise rapid fire'iga, ehk siis me küsiks teilt sellist paar lihtsamat küsimust, mis ei too nii palju pinget ülesse. Ehk siis esmalt teie koolitoit, jah või ei? Jah, ma pigem eks jah. No vahepeal on veidi nagu üksluine, aga samas toit on hea seega. Saad kõhu täis. Meil tuli kusjuures uus toitlustaja, nii et minu arust selle uue toitlustajaga on parem. See kohvik läks väga hea. Kohvik läks väga heaks. Ikka kohvik on väga hea. Nii et jah. Nii et käite söömas. Söömas. Väga tublid. Nii, mis on teie arvates üks tund, mis võiks teie koolipäevast ära kaduda? Ajalugu nagu selles mõttes loomulikult väga tähtis tund, nagu me mõistame, et peab õppima nii. Aga meile vist lihtsalt ei istu või Mitte isegi see aine, aga meil nagu pigem just nagu õpetajaga ei ole nagu ma ei oska mitte ausalt, meil ei ole hea suhe, aga ühesõnaga meile nagu see õpetajaga pigem ma arvan, on see nagu seos. Jah, ilmselt. Aga ma ei tea, rohkem ei ole väga. Tegelikult meeldib see tunniplaan täitsa, seal on nii mitmekülgne huvitav ja. Nii, kui te peaksite kirjeldama oma kooli ühe lauluga, siis mis see oleks? Meie koolilaul või? No ikka peab võtma koolilaulu. Meie koolilaul on Pesapuu ja see nagu, kui ma mõtlen ühte laulu, siis ilmselt see, sest see on koolihümn, seda laudakse igal pool on ju aktustel, asjadel, üritustel. Võib-olla meil veel on need, et kuna meie esineme põhimõtteliselt igal sellel esinemisel ikka tuleme välja kuskilt, siis need laulud on ka ikka päris nagu enda laulud nagu koolikontserditel ja üritustel on kindlasti ka tuletavad meelde, et kui kuskilt tuleb, siis muidugi tuleb meelde nagu enda esinemine ja see on siis kooliga seotud, aga ma arvan, üks laul siis ikka Pesapuu. Ja, kui ühe ja siis jah. Nii, ja viimane küsimus, et mis on teie lemmikkoht koolimajas? 4. korrusel on 2 diivanit ja siis väike lauakene ja seal on pime ka alati, seega see on selline mugav koht. Nagu magada saab vahepeal. Võta veidi pausi seal kõigest muust. Ei, see on väga tore koht ja ma võib-olla ütleks ka selle. Ja aatrium on ka alati tore, aga see ei ole nagu siuke pikutamise koht pigem. See on siuke ikkagi nagu, seal on tegemine. Seal peab veidi produktiivsem olema. Aga seal diivani pool sa saad lasta ennast nagu rahulikult. Seal saad ikka olla. Hommikul näiteks, tuled kooli, saad seal niimoodi olla. Mõnusalt veel viimased uned minutid nagu kätte saada. Ja 4. korrus on tore. See on tore kuulda, et teil on koht, kus puhata ka koolis. Ja täpselt. Aga see ongi põhimõtteliselt kõik, et kas teil on veel midagi lõppu lisada? No nii. Ma ei tea. Ühesõnaga, ma ütleks, meil on väga rahul oma kooliga ja väga rahul oma gümnaasiumivalikuga. Ja ma isegi ei taha mõelda enam üldse selle peale, et nagu see aeg on nii lühike, et see hakkab juba varsti otsa saama. Ma mõtlen, et ma lõpetasin juba 10. ja 12. klass on poolik suhteliselt, sest poole pealt hakkab eksamiperiood, siis põhimõtteliselt meil on 1,5 aastat umbes jäänud seal koolis, nii et peab nautima seda. Ei, aga ma ütleks, et jääme põnevusega juba 11. klassi ootama, et see võib meie jaoks eriti huvitav tulla ja. Just. Selge. Suur tänu. Aitäh.